Sa arvad, et oled rahatuses, sa ei tööta piisavalt kõvasti. Sa eksid. 1980 aastal oli USA mediaankodu hind umbes 3,5 korda suurem kui mediaanleibkonna sissetulek. Täna on see suurtes keskustes nagu New York ja San Francisco kasvanud üle 10 korra suuremaks. Ameerika unelm on muutunud ületatavast tõkkest 40-korruselise pilvelõhkuja kõrgusele. Te toota rohkem väärtust kui ükski põlvkond ajaloos, kuid tänapäeva majanduse matemaatika teeb võitmise füüsiliselt võimatuks. Süsteem ei vea alt. See töötab täpselt nii, nagu see on loodud. Kui jutt käib palkadest ja töökoormusest, küsivad enamik inimesi 2 küsimust. Miks me töötame rohkem ja miks meile makstakse vähem? Aga kõige olulisem küsimus on see, mida keegi ei küsi. Miks meie teenitud raha enam nii kaugele ei jõua? Ja just siin peame silmitsi seisma oma esimese karm reaalsusega. Inflatsioon on muutnud paljud asjad meie jaoks palju vähem taskukohaseks. Võtame näiteks eluaseme. 1980 aasta esimeses kvartalis oli kodu mediaanhind $63 700 võrreldes 2026 aasta esimese kvartaliga, kus see on jahmatavad $403 000. Sama aus töö ja nutikas investeering, millega oleksid 1980-ndatel saanud endale maja osta, ei kata tänapäeval vaevu üüri. Aga asi läheb veel hullemaks. 2026 aasta aprilli seisuga näitas tarbijahinnaindeks ehk THI, mis jälgib tarbekaupade hindu, et inflatsioonimäärad ületasid ootusi. Nagu Heather Long, Navy Federal Credit Unioni peaökonomist ütles, on ameeriklased praegu sõna otseses mõttes surve all. Bensiinhinnad maksid samal ajal igale tarbijale kuus $75 rohkem, mis lööb tõsiselt iga ühe rahakoti pihta. Sa ilmselt mõtled, et kaupade ja teenuste hindade tõus ajas on ju täiesti loomulik. Aga miks sa nii arvad? Kui jälgida märkimisväärseid hinnatõuse USA ajaloos, siis näed, et on olnud aegu, kus kulud on olnud tavapärasest palju kõrgemad. Iseseisvussõda, kodusõda ja teine maailmasõda. Kummaline on see, et pärast esimest 2 sõda langesid hinnad aeglaselt tagasi mõistlikule tasemele. Pärast teist maailmasõda jätkas elukallidus tõusmist. Miks? Selle mõistatuse lahendamine ongi võti mõistmaks, miks sa täna oled ülekoormatud ja alamakstud. Thomas Stapleford on ajaloolane Notre Dame'i ülikoolist ja raamatu The Cost of Living in America, mis käsitleb majandusstatistika poliitilist ajalugu, autor. Tema sõnul viib see kõik tagasi Föderaalreservi kehtestatud poliitikate juurde. Nad usuvad, et järk-järgult kasvav inflatsioon on tegelikult kasulik sellisele majandusele nagu Ameerika Ühendriigid, mis investeerib nii palju uude tehnoloogiasse ja tootlikkusse. Ja kõige konkreetsem viis selle eesmärgi saavutamiseks on uue raha vermimine ja selle ringlusse laskmine. Majanduslikes ringkondades nimetatakse seda raha pakkumise suurendamiseks. See video ei ütle teile, et teie elu on raskem, kuna Föderaalreserv tegi 80 aastat tagasi halva otsuse ilma mõjuva põhjuseta. Nagu iga majandusasjaga on meil tegemist plahvatusohtliku pommiga, mille 2 värvilist juhet peame läbi lõikama, kui tahame rahaliselt ellu jääda. Ja kui sa ei suuda tulevikku näha, oled sisuliselt värvipime. Üks konkreetsemaid põhjuseid rahapakkumise suurendamiseks pärast teist maailmasõda oli deflatsioonilise spiraali vältimine. Kui sa tead midagi makromajandusest, siis need on 2 kõige hirmutavamat sõna inglise keeles. Deflatsiooniline spiraal oli peamine tegur, mis käivitas suure depressiooni, ühe kõige raskema majandusolukorra Ameerika ajaloos. Ja see toimib nii. Majanduskriisi, nagu majanduslanguse või depressiooni ajal, on inimestel vähem vaba raha, et osta midagi muud peale esmatarbekaupade. Nõudluse vähenemine võrreldes tarbekaupade pakkumisega viib hindade languseni. See omakorda viib selleni, et tootmist tuleb vähendada, et pakkumist vähendada ja kulusid tasakaalustada. Aga see vähendamine tähendab ka seda, et ettevõtetel ei ole enam nii palju töötajaid vaja, seega nad lasevad inimesi lahti. Vähem inimesi suudab kulutada, samal ajal kui laod täituvad toodetega, mida keegi ei jaksa osta, hinnad ja tootmine kukuvad mõlemad hirmutavas võidujooksus põhja poole ning just seda Föderaalreserv tahtis vältida. Aga iga lahendus tekitab uusi probleeme. Üks neist on Baumoli kulutõbi, matemaatiline viga, mis on tänapäeva majandusse sisse ehitatud. See on olnud üks suurtest varjatud põhjustest, miks sa oled ülekoormatud ja alamakstud. Tahtliku inflatsiooni keskne idee on see, et hinnad tõusevad, kuid tänu tehnoloogia tõhususe kasvule töökohal tõusevad ka palgad. Nii et kõik tasakaalustub, aga mitte alati. Tööjõumahukates sektorites jõuame efektiivsuse platoole, kus tehnoloogilisi edusamme ei saa enam majandusliku tõhususe suurendamiseks kasutada. Võtame näiteks laulja. Autotuni ja järetootmise masterdamistehnoloogia kõrvale jättes pole tegelikult võimalik laulmist muuta tõhusamaks protsessiks, kui see juba on. See on tupiktee võrreldes näiteks masstootmisega autotööstuses või uute ühendite sünteesimisega keemiatööstuses. Laulja, kes laulis laulu 100 aastat tagasi, ei ole sugugi produktiivsem kui laulja, kes laulab laulu tänapäeval.
see kehtib nii kunstivaldkonnas kui ka sellistes valdkondades nagu haridus ja tervishoid, mis sõltuvad väga tugevalt inimtööst. Samal ajal muudavad tehnoloogilised edusammud tootmise pidevalt kuluefektiivsemaks, mis tõstab seal palku ja omakorda vähendab või stabiliseerib hindu. Siin tulebki mängu kulutõbi. Kulud nendes madala tootlikkusega sektorites peavad siiski suurenema, et hoida sammu ülejäänud majanduses tõusvate palkadega. Selle koorma kannavad tarbijad. Sellel võivad olla karmid tagajärjed, näiteks majanduskasvu aeglustumine ja oluliste teenuste hindade tõus. See hakkab tõesti seletama struktuurset allakäiku selle taga, miks sinu raskelt teenitud dollarid ei tundu enam nii palju väärt olevat kui varem. Kuid see on vaid osa probleemist. Ja see võib olla ideaalne tähelepanu kõrvalejuhtimine ajal, kui tööturg tõmbab sul vaiba jalge alt. Tööturg töötab sinu vastu. On peaaegu võimatu olla töötaja 20. aastatel ja seda mitte tunda. Pingutus, mida sa teed, ei paista enam vastavat väärtusele, mida sa vastu saad, aga see väärtus läheb kuhugi. Et aru saada, mis toimub, peame vaatama tööjõutulu osakaalu. See mõõdab, kuhu töötajate loodud rikkus tegelikult jõuab, kas töötajate palgalehtedele või omanike ja aktsionäride kätte. Mõned muretekitavad uuringud on näidanud, et vastus paistab olevat see, et järjest vähem jõuab töötajateni. Üks uuring tõi tegelikult välja 4 peamist tegurit, mis on mänginud rolli tööjõu osa äravõtmisel töötajatelt ja selle tagastamisel kapitali omanikele. Esimene neist on tehnoloogiline areng. Nad leidsid, et kui turu osakaal, mis kulutatakse teadus- ja arendustegevusele, suureneb 1 protsendipunkti võrra, siis tööjõu osa väheneb kuni 1,3 protsendipunkti võrra. Töötajate asendamise võimalus masinatega vähendab nende läbirääkimisjõudu ja hoiab neid rahul madalate palkadega. Teine tegur on globaliseerumine, kus 1% eksporditulude osakaalu kasv viib tööjõu osa 0,3% võrra languseni. Jällegi annab see omanikele suurema mõjuvõimu oma töötajate üle. Neil on vabadus oma tegevus mujale viia, kui nad leiavad, et töötajad nõuavad liiga suurt osa tulust. Kolmas tegur on kõrge turukontsentratsioon, kus konkurents on väike ja turuosa jaguneb suhteliselt väheste ettevõtete vahel. Nendel juhtudel on ettevõtetel piisavat mõjuvõimu hoida töötajate arvu minimaalsena ja dikteerida tingimusi. Riikides, kus ametiühingud on tugevad nagu Rootsis, võib see pöörduda töötajate kasuks, kuid Ameerika Ühendriikides kaldub see peaaegu alati kapitali omanike kasuks. Neljandaks on immateriaalsed tegurid, nagu autoriõigused, patendid ja kaubamärgid, mis hoiavad ohjad kapitali omanike käes. See kehtib eriti teadus- ja arendustegevusega tegelemise õiguse puhul. Jällegi, kõik taandub läbirääkimisjõule ning mida rohkem väärtust aktsionärid suudavad püramiidi tippu koondada, seda rohkem tööjõu väärtust saavad nad sinult tagajärgedeta välja võtta. Tänu tehnoloogia arengule ja sinu raskele tööle muutub kook aina suuremaks. Kuid iga kord, kui kook kasvab, kohandavad ettevõtte huvid nuga nii, et sulle jääb väiksem tükk. Tööde kvaliteet langeb ja ellujäämiseks vajalike töökohtade arv kasvab. Samal ajal toodab majandus rohkem rikkust kui kunagi varem. Sina lihtsalt saad sellest vähem osa. Isegi kui oled tänapäevase tööjõuturuga tuttav, võivad 2 sõna, millega sa selles kontekstis kursis ei ole, olla ettevõttesisene liikumine. See tähendab sinu võimet tegelikult oma töökohal edasi liikuda. See võib olla horisontaalne liikumine, kus omandad oskusi, et töötada täiesti teises osakonnas. Või vertikaalne liikumine, kus sinu oskused ja kogemused võimaldavad sul ettevõtte hierarhias reaalselt edasi liikuda. See ongi ju Ameerika unistus, kas pole? Et igaüks võiks alustada ettevõttes algtaseme ametikohal ja läbi raske töö ning pühendumise jõuda ühel päeval ettevõtte juhatusse. Aga tänapäeval tundub üha enam, et ettevõttesisese liikumise lubadus enamikus töökohtades on sama usutav kui päris jõuluõhtu külaskäik jõuluvanalt. Osa sellest on nähtus Ameerika korporatsioonides, mida mõned inimesed nimetavad suureks tasandamiseks. See tähendab, et keskastme juhte koondatakse, et ettevõtet tõhustada ja suurendada tegevuse efektiivsust. Alates tehnoloogia hiidudest nagu Amazon, Microsoft ja Google kuni suurte jaemüüjateni nagu Walmart ja Starbucks tundub, et ettevõtte struktuuri tasandamine on tänapäeval tavaline. Aga sina sellest kokkuhoiust kasu ei näe. Tegelikult tundub, et see võib olukorra sinu kahjuks veelgi keerulisemaks muuta. Sa ei kaota mitte ainult palju sellest juhendamisest ja moraalist, mida keskastme juhid pakuvad, vaid kaotad ka võimaluse liikuda edasi keskastme juhtkonda. See on nagu nad oleksid õhkinud silla ühe pika jõe 2 kalda vahel, kus ühel pool on tööjõud ja teisel pool kapital. Ettevõtte sisese edenemisvõimaluse puudumine maailmas, kus kulud pidevalt kasvavad, on sundinud sõna otseses mõttes miljoneid inimesi töötama mitmel töökohal lihtsalt selleks, et ots otsaga kokku tulla. Andmed kinnitavad seda.
Ameerika Ühendriikide tööstatistika büroo andmetel teatas 2025 aasta novembris 9,3 miljonit ameeriklast, et nad töötavad mitmel töökohal. See moodustas tol ajal 5,7% kogu aktiivsest tööjõust. Ja see ei tähenda ainult täiskohaga töökohta ja osalise tööajaga töökohta või isegi 2 osalise tööajaga töökohta. 500 000 neist ameeriklastest on 2 täiskohaga töökoha pidamist täielikult aktsepteerinud kui tavapärast toimimisviisi selleks, et elus enamalt kui lihtsalt vee peal püsida. Läbipõlemine on tõeline. See on eriti halb Z-põlvkonna töötajate jaoks, kes on sisenenud tööturule tehnoloogiast tingitud majandusliku ebakindluse maailmas. Vähem inimesi kui kunagi varem on palgalised töötajad koos kõigi kaasnevate hüvedega. Selle asemel saavad inimesed osa- või täiskohaga töövõtjateks erinevates ettevõtetes. Selle kohta kasutatakse väljendit mitme sissetuleku kombineerimine ning see tundub olevat kaugel 20. sajandi maailmast, kus ühest sissetulekust piisas sageli äraelamiseks. Aga isegi kui sa ei tööta mitmel töökohal, on suur tõenäosus, et tunned end nädala lõpuks ikkagi väsinuna. Mis teeb töö nii uskumatult kurnavaks, et tundub, nagu meie elus ei jääks ruumi ega energiat millekski muuks peale töö. Selgub, et asi pole ainult selles, et sina kaotad oma vastupidavuse. See on sihilikult kujundatud töökeskkonna strateegia tulemus, mis kulutab sind täielikult ära. Üks korporatiivne moesõna, mida oled ilmselt palju kuulnud, on tõhusus. See on üks neist sõnadest, mis aitab aktsionäridel öösel rahulikult magada. Kuid nagu iga asi, mis annab kiire dopamiinilaksu, kaasnevad sellega tõelised kulud, kui sa sellele mõtlematult järele haarad. Üks kõige ohtlikumaid ja lühinägelikumaid korporatiivseid otsuseid, mida tehakse niinimetatud tõhususe nimel, on miinimumkoosseisuga töötamine. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks sa tunned, et oled alati ülekoormatud. See taktika on täpselt see, nagu nimi ütleb, juhtida oma ettevõtet võimalikult vähese töötajate arvuga, et see üldse toimiks. See toob kaasa selle, et töötajad peavad täitma mitut rolli ja kandma erinevaid mütse. Varem on minimaalne personal olnud hädaabinu ettevõtte tõsiste rahaliste raskuste ajal, kuid osa juhtkonnast on aru saanud, et isegi stabiilse tulu korral võib vähese personaliga töötamine tuua veelgi suuremat kasumit. See on muide natuke nagu morfiini võtmine siis, kui sul on kõik korras, juhuks kui sa hiljem jala murrad. Lühiajaliselt võib see tunduda päris hea, aga pikaajaliselt oled sa teel tõsiste probleemide poole. Ja see puudutab ainult omanikke ja aktsionäre. Sinu jaoks, reaaltöötaja jaoks, saab vähese personaliga töötamise halvem pool kiiresti selgeks. Sellel tüüpi ettevõtte struktuuril on põhjus, miks seda nimetatakse ka vajaduspõhiseks mehitamiseks. Tunnitöölised, kes moodustavad umbes 55,8% USA töötajatest, peavad rügama, et vastata oma tööandjate kohestele vajadustele. Selliste ettevõtte struktuuride tulemus töötajate jaoks on tavaliselt kohutav väsimus. Nad töötavad pikki tunde, tehes hulgaliselt keerulisi ülesandeid kõrge pingega töökeskkonnas. Tõenäoliselt ei üllata sind, et puudumised kipuvad kasvama, kui töötajaid on vähe. Töötajad jäävad sageli füüsiliselt haigeks ületöötamisest tingitud kurnatuse tõttu. Ja teadus kinnitab seda. Kui sa oled ületöötanud, jääd sa haigeks. Ja kui sa jätkad sellega liiga kaua, tapab see sind. BBC teatas 2021 aastal, et inimesed, kes töötavad üle 54 tunni nädalas, on suuremas ohus surra ületöötamise tõttu. See juhtub igal aastal peaaegu 1 miljoni inimesega. Ületöötamine on tegelikult suurim kutsehaiguste põhjustaja, tänu sellele, kui laastavalt mõjub stress inimkehale. Ülemused naudivad seda, et nende bilansis on vähem palkasid välja maksta. Samal ajal teed sina 2 korda rohkem tööd kui varem väga lühikeste tähtaegadega, mis ei jäta mingit hingamisruumi. Kui juba Slackist rääkida, siis tehnoloogia kasvav roll tööjõu juhtimisel on veel üks tegur, mis paneb sind kogu aeg ülekoormatuna tundma. Enne arvutite tulekut käisid sa tööl kell 9 ja läksid koju kell 5, nagu enamikus töökohtades. Nüüd, tänu Zoomile ja Slackile, võib ülemus oodata sinu taskus või elutoas. See hävitab traditsioonilise piiri, mis muudab töö ja eraelu tasakaalu tõeliseks tasakaaluks. Eriti maailma diginomaadide jaoks ei ole sa kunagi päriselt tööl, aga ka mitte kunagi päriselt vaba. Kuid asi muutub veelgi pealetükkivamaks. Töötajate jälgimistarkvara, mida tuntakse ka kui bossware, on muutnud sinu tavapärast töökeskkonda veelgi rohkem. See asetab sind omamoodi tööpanoptikoni. Sa tunned vajadust alati käituda eeskujulikult, sest võib-olla jälgitakse sinu ekraani reaalajas või salvestatakse iga klahvivajutus ja saadetakse otse personaliosakonda. See on veelgi hullem lameda hierarhiaga ja napi personaliga töökeskkonnas, kus sinu ülemusel võib tõesti olla piisavat vaba aega, et terve päeva jälgida, mida sa teed. Võid arvata, et ehk pead lihtsalt natuke rohkem pingutama, isegi kui see sind tapab, et sellest tõkkest läbi murda. Aga see võib samuti sinu kahjuks töötada. Oled ilmselt kuulnud vanasõna, ükski heategu ei jää karistuseta. Ja ärimaailmas on palju tõendeid, et see on tegelikult ka empiiriliselt tõsi. Tere tulemast tulemuskaristuse maailma, kus kõva töö märgib sind pigem ärakasutatavaks kui edutamisväärseks.
kui sul on hea maine kvaliteetse töö ja tähtaegadest kinnipidamise poolest, on suur tõenäosus, et sulle delegeeritakse rohkem tööd, kuid ilma täiendava tasuta ületundide eest. Võib-olla oled sa tõesti erakordne töötaja või siis su töökaaslased lasevad teadlikult sinu peale rohkem tööd, kasutades teeseldud saamatust. Mõlemal juhul on tulemus sama. Sind karistatakse lisatööga selle eest, et sa teed oma tööd hästi. Võid arvata, et hea töö tagab sulle kindlasti ametikõrgenduse, kuid see juhtub harva. Enamik ettevõtteid ei taha hakata sulle lisatasu maksma selle raske töö eest, mida sa juba teed, lihtsalt heast südamest, sest neil pole südant, millele apelleerida. Teise osakonda edutamine sinu raske töö eest oleks nende eesmärkide seisukohalt samuti ebaloogiline, sest kes siis sinu koha täidaks? Mõnikord on oma töö liiga hästi tegemine tööandjatele selge vihje, et sa peaksid seda ametit pidama nii kaua, kui füüsiliselt vastu pead. Ja kui sa lõpuks lahkud kas pettumuse või terviseprobleemide tõttu, siis alles hakatakse mõtlema, keda sinu asemele võtta. Sa oled siis vaid mälestus. Sul veab, kui saad rohkem kui lihtsalt tänusõnad ja tavalise lahkumishüvitise kogu selle aja, energia ja tervise eest, mille sa sellesse panustasid. Majandus pole enam see, mis ta kunagi oli. Tänu Ameerika Ühendriikide finantssüsteemide põhilistele möödalaskmistele jätkavad kulud tõusmist, samal ajal kui palgad jäävad paigale. Tööjõu osakaal väärtusest jätkab selle rikkuse, mille sa lood, üha enam sinu ülemuste taskutesse suunamist. Nende ülemuste, kes koondavad keskastme juhte ja ajavad läbi miinimumkoosseisuga, samal ajal kui avaldavad tööportaalides kuulutusi töökohtadele, mida pole olemas. Sa oled justkui paigale tardunud, töötad end ribadeks ühel või mitmel töökohal, kus tehnoloogia hägustab piire töö ja eraelu vahel. Samas tagab nende usinuse karistamine selle, et iga katse end kõva tööga välja rabeleda kaevab sind ainult sügavamale auku. Sa oled ülekoormatud ja alamakstud, sest just nii oled sa süsteemile kõige kasulikum. Ja kuni süsteem ise ei muutu see ka sinu jaoks. Nii et kui sa oled ülekoormatud, alamakstud ja ikka veel maha jäämas, siis süsteem peaks murduma, aga seda ei juhtu. Uuri välja miks. Päris põhjus, miks majandus pole veel kokku varisenud. Või vaata seda.